Tere tulemast Rakett Family 2021 esimene analüüsikõne. Kuidas tunne on? Isiklikult tunnen ennast väga hästi. Pole nüüd ammu siukest pikemat pausi olnud või mis pikem, mis meil oli siin mingi 1,5 nädalat või 2 nädalat tegelikult sisuliselt ei vaatanudki graafikuid. Ei olegi vist ajaloos, mul ei olnudki nii pikka pausi et ei vaata graafikuid, aga eks see tulebki reaalselt nagu sellest ka, et oled endale teadvustanud, et kui ikkagi ei ole siin midagi vaadata, ega siis ei hakka suruma ka, sest eelmine aasta aega tagasi siis kindlasti oli nagu siuke asi, et äkki midagi ikka kuskilt välja ussitab, vaata. Aga tegelikult pole mõtet suruda, tuleb oodata, et turud tulevad meie juurde ja nüüd siis üle pika aja hakkame jälle pihta. Vana hea. Esimene asi ikka, mis meil kombeks teha, on Forex Factory lahti, eks ju. Ma siin neid low impact uudised võtan üldse täiesti ära. Pole veel näinud, et nad eriti rolli mängiks, eks ju. Täna on meil siis teisipäev, 5. OPEC-u miitingud on täna ja dollarile tuleb üks oranž kauss, siis ütleme niimoodi, et enne New Yorki natukene. OPEC siis sisuliselt, kes treidivad kas Kanada dollarit või siis oili, siis kindlasti nagu võib olla seda rohkem volatiivsust, aga muus osas tundub, et tänane päev tuleb pigem rahulik, just nagu uudiste poolest. Nii. Esimene asi ikka, võtame vana head dollari ette. Kuna minu isiklik lemmikpaar on eurust, siis just sellepärast mulle meeldib dollarit vaadata. GBP usti, kes treidivad, võivad ka vaadata dollarit, aga suures pildis, kes tegelikult treidib mingit muud paari, siis ma isiklikult ei kurnaks isegi ennast nagu selle dollari-indeksiga, vaid vaataks seda paari kui täiesti indiviidi. Aga eurosti puhul tõesti nagu tasub ja ikkagi tšekkida, mis ja kuhu suunas dollar meil on. Nii. Kuna on ka uus kuu, ehk siis jaanuar, eks ju, kindlasti tšekkime ära, kuidas jäi meil eelmise kuu candlestick, nagu näha, siis tegelikult ta printis väga ilusa bearish candlesticki, ehk siis momentumi poolest just monthly timeframe'i peal on väga-väga lihtne aru saada, et tegelikult me oleme ikkagi super bearish ja seda saab lugeda meie lower highs ja hetkel me reaalselt olemegi teel lower low'i poole. Tuleviku targetid kindlasti siin all imbalance'is, aga kuna see on monthly, siis tegelikult see on suht pikk muusika, eks ju. Et lihtsalt vaadata, milline on meil overall momentum kindlasti allapoole. Nüüd monthly peal siin alas mulle isiklikult enam midagi silma ei jää. Viimane imbalance me täitsime juba ära kuu keskel, eks ju. Lähemegi weekly peale. Vaatame, kas weekly peal meil tuleb mõni siuke huvitav stopping point või midagi vastu. Sisuliselt sama nagu monthly pealt tegelikult mitte midagi saab võib-olla tõmmata siit siukse trendline liquidity, ehk siis jällegi üks confirmation juures, et tegelikult me ikkagi läheme dollariga allapoole, eks ju. Natukene uurime siit seda ala, vaatan just nagu neid viimaseid candlestick'i, kas on midagi, mis tõesti silma jääb, mingi market cap või midagi, siis weekly peal tegelikult ei jää hetkel absoluutselt mitte midagi silma. Sellepärast ma lähengi daily peale. Nüüd vaatan daily pealt. Hakkame jälle siit tulema ülevalt. Ainuke asi, mis ma otsin, ongi kas market cap'id, imbalance'id ja tegelikult, kui me nüüd hakkame siit ülevalt tulema, siis esimene asi, mis tegelikult mulle kohe silma torkab, ongi see, et me oleme mitte üpris, vaid tegelikult väga-väga balansis. See tähendab seda, et daily graafiku peal me ei näe mitte ühtegi imbalance'i ega market cap'i, eks ju. Seega ma tropin jälle timeframe, et saada rohkem infi. Nüüd 4 tunni peale. Väga lihtne on ära tuvastada tegelikult ühte unfilled market cap'i, mis on meil siin, ütleme niimoodi, et võrdlemisi üleval ikkagi, kus me hetkel hinnaga oleme. Kui ma vaatan seda hetkelist price action'it, siis esimene asi, mis mulle kohe silma jääb, on see, et me oleme nüüd eilse päevaga, me tulime reaalselt fillisime ära meil selle unfilled market cap'i struktuuriliselt me tegelikult jällegi
ja kinnitasime seda, et me oleme väga-väga bearish, me ei suutnud teha kõrgemaid close'e. Ehk siis juhul, kui me oleks siit tegelikult läbi close'inud, siis see oleks olnud justkui väga hea indikaator, et võib-olla me saame retracement'i ja siis vaadata siia käppi, on ju. Aga seda ei juhtunud, mis tähendab tegelikult seda, et dollar ikkagi super bearish ja kui vaadata nüüd seda viimast 4 tunni candlestick'i, mida ta on reaalselt meile printinud, siis on ilusti näha tegelikult, et ta on meile veel maha jätnud ütleme niimoodi, et päris korraliku imbalance'i, ehk siis suur volatiivne candlestick on tulnud. Nüüd paneme jälle paar timeframe'i väiksemaks ja sisuliselt, kui dollar tegelikult retrace'iks, kes ei ole juba sees selliga, osta dollarit hetkel väga riski ei soovitaks üldse nagu sihukest asja teha, sest overall momentum on ikkagi super bearish, meil on tegelikult selged targetid allpool, tuleb ikkagi usaldada dollari trendi ja minna lihtsalt sellega kaasa. Mitte lihtsalt siis kaasa minna, vaid ikkagi oodata ära võimalikult hea hind, ehk siis max discounted price, selleks, et saada ikkagi kõige parema risk-rewardiga tehing, eks ju, loogiline. Nii, nüüd meil siin 4 hour'i peal märgin ära selle imbalance'i sihukese alguse, kus ta meil hakkab. Vaatan, kas meil on ka väiksematel timeframe'idel mingit confluence'i siin, mis ta võiks tulla. Nagu näha, siis tegelikult meil hetkel on siin väike imbalance, et mis ideeliselt, kui dollar peaks hakkama retrace ima, siis kindlasti see on see koht, kus ta võiks jätta meil järgmise sihukese bearish confirmationi, ehk siis meie candlestick body'd, ma rõhutan, sõna body'd jäävad üksteisest madalamale ja siis tegelikult me saame väga ilusa uue swingi allapoole, eks ju. Et dollaril on tegelikult väga, ütleme niimoodi, kombes teha selliseid nii-öelda double toppe bearish sihukese confirmationiga, kes tahab, saab backtestida neid, ta teeb neid väga palju, ütleme niimoodi. Et see oleks kindlasti sihuke üks kõige paremaid levelid, kus saaks teda müüa, on ju, arvestades siis hetkelist price action'it. Ja kuna overalli meil on nii bearish, siis tegelikult 1+1 on 2, nii et väga lihtne. Väga lihtne. Küll aga jah, dollarit ma ei treidi, mulle piisab sellest, et ma tean, mis suunaga see dollar on ja siis ma panen üle Eurosti peale, kus ma teen ka reaalseid tehinguid, eks ju. Ma nüüd teen samamoodi siis top to down'i ka Eurostile, et sisuliselt pilt vastupidine dollarile, eks ju. Enamus teavad seda juba. Kes ei tea, siis uutele räägin. Higher low meil, eks ju. Ja hetkel me reaalselt oleme teel ja monthly suurematel timeframe'idel higher high poole, ehk siis täitmaks kogu seda suurt imbalance'i meil, eks ju. Nii, paneme silma peale. Samamoodi nagu dollaril, sest tegelikult ega me siin otseselt midagi väga huvitavat monthly timeframe'i peal just silma ei hakka, vähemalt minule. Lähen weekly peale. Weekly peal on suht sama stsenaarium, meil on see trendline liquidity, meil on varasem tugev struktuuripunkt, eks ju, ehk siis higher high, aga kuna me oleme ikkagi overalli nii bearish, kui siit võttagi tavaline sihuke pattern peale, siis see on umbes selline asi, mida ma tegelikult Eurosti poolt ootaks, vastupidiselt siis dollarile, sihukese täiesti tüüpiline turu liikumine, eks ju. Daily graafiku pealt on tegelikult näha veel seda, et kui ma nüüd siia panen joone peale, et meil on veel imbalance'i, kus me ei ole veel reaalselt hinnaga tulnud, eks ju. Meil on täpselt selle imbalance'i all on meil ka väga ilus liquidity target, mille ma kohe välja toon teile väiksematel timeframe'idel. Nii, mul isiklikult enda jaoks on tehtud juba ka markup, olen planeerinud enda jaoks treidi, mis tundub minu jaoks just kõige loogilisem. Ja nüüd, kui samamoodi hakkame siit vaatama teda, esimene asi ikka tegelikult, mis kõige olulisem on liquidity, ehk siis kus on turul raha. Kui seda ei oska nagu tuvastada, siis tegelikult
polegi mõtet seda paari treidida, sest see on põhiasi, mida turg follow ikkagi liquidity't. Nii, ja kui me siit alt hakkame tulema, eks ju, viimane punkt, kus me struktuuriliselt tegime uue higher low'i, me võtsime välja lõviosa liquidity't, tulime institutional candle'ini, nagu näha, eks ju. Nüüd, mis ala mulle just eriti silma jääb, on nüüd see unfilled market cap, mis meil siin on, eks ju. Täiesti täitmata. Mis teeb selle natuke veel nii-öelda mahlasemaks, on minu silmis see, et meil on enne market cap'i, meil on ka reaalne siuke liquidity target, mida ma sooviks kindlasti näha enne, kui ma buy tehingu vajutan, on ju, et me tuleme ikkagi sellest liquidity'st läbi, me saame kirjutada siia liquidity taken ja nüüd, kui me vaatame ülesse poole, siis tegelikult on meil väga-väga ilus trendi suunas olev liquidity target, mis kindlasti nagu peab olema, kui üldse ütleme niimoodi, siis tehingut vaatame, eks ju. Nagu näha, mul on siin paar siukest entry kohta ka välja toodud. Nüüd on niimoodi, et see entry 2 mul siin, need numbrid, ma panen selle pärast trade room'i ka, siis on kõigil näha, jällegi see 220, eks ju, et see on nüüd see koht, kus ma kirjutan juurde ka, kus tegelikult limit order tagab kõige parema risk-reward ratio just selles kohas, siit alt, eks ju, et tõenäoliselt isegi kui ta teeb meil seal accumulationi siin alas, mis oleks muidugi väga-väga hea, kindlasti nagu tahaks näha midagi sellist. Isegi kui ta teeb accumulationi, siis tõenäoliselt seda entry 2 ei saa ikkagi teda nii hea risk-reward ratio, kui saaks limit orderiga. Ja kui ma vaatasin Fibonacci järgi, kus võiks olla meie tuleviku targetid, natuke üle liquidity, trendi suunas uus higher high, siis panin isiklikult natukene enne -27, take profit 2. Ja nagu näha, siis tegelikult siit alt entry 2-st take profit 2 me saame ilusti 1:10 risk-reward ratio. Kes kasutavad risk managementi, siis saavad aru, et see on väga-väga hea. Ma soovitan kõigil nagu risk managementi kasutada. Sisuliselt, kui sa ei kasuta, siis sa teed ise endale liiga, sest see on tegelikult ainuke asi, mis sa saad turul kontrollida, ongi su risk management ja stop loss. Muu on lihtsalt siuke usaldusprotsess, ütleme niimoodi. Ja nüüd ongi ainuke asi, on ootamine, nagu näha, siis täna tegelikult eurole meil või dollarile mingid super high impact uudised tulnud on ju, et võib-olla see trade juhtub alles nädala teises pooles, ei tea, pole selgelt nägija. Kasutada alerti, isiklikult soovitaks alerdi panna 22,380, natukene allapoole seda liquidity targetit, millest ma ennem rääkisin ja siis juba jälgida turgu, kui ta itib alerdi. Tõenäoliselt, kui ta itib ühe alerdi ära, siis läheb teine alert market cap'i ja siis juba me kindlasti update ime üksteise seal Rakett Power grupis niimoodi, et me saaksime kõik väga mõnusa ja mahlase treidi. Stop loss, selles mõttes hästi lihtne. Arvestades spreedi, pange 1-2 pippi allapoole. Isiklikult ei näe pointi nagu rohkem allapoole teda tuua, sest mulle ilmselgelt ei meeldiks, kui ta tegelikult juba close ib siit läbi. Siis on tõenäoliselt midagi juba valesti, ütleme niimoodi. Kaspar. Taavi. Chatis paluti, kui sa muuseas saad natukene veel vaiksemaks panna. No. Muidu paned väga süngelt, mulle nii meeldib. No kui see on ülilow, nii või? Jah, vist veits läks. Thanks. Ei läinud jah. Veits läks just küll minu arust. Niimoodi läheb, on ju? Ei. No, see selleks. Mul on lihtsalt siuke meditatsiooni ajal, sellepärast ta põimub, vaata. Väga.
okei. Igastahes selline on game plan minul Eurustile. Minu silmis näeb see väga-väga kaunis välja. Overalli me teame, et me oleme bullish. Võin vaadata ka GBP USD-d. Korraks võtan siit täitsa daily weekly graafiku ette, siis me näeme seda overall pilti. Nii. GBP USD tegelikult, ütleme niimoodi, ta on meil juba siin väga nii-öelda kuumas alas. Ja kuuma alal ma mõtlengi seda, et me oleme reaalselt hinnaga nüüd siin suures imbalance'is. Meil tuleb varsti vastu ka monthly candlestick. Meil teame, et meil on weekly peal väga-väga palju imbalance'i. Overalli samamoodi jällegi väga-väga bullish. Vaatame, kas me siin daily peal. Daily peal on natukene imbalance sisuliselt tulebki kohe vastu meil daily candlestick. Nagu näha, siis tegelikult siin on toimunud siuke väga korralik printimine. Candlestick. Ehk siis jällegi ootame täpselt sama asja. Vaatame lihtsalt väiksematel timeframe'idel, kas meil on siukse confluence, et me saaksime kõige parema risk-rewardiga tehingu. Otseselt midagi nii ahvatlevat GBP USD peal silma ei jää, kui siis see market cap, aga see on ka siuke, ta ei ole vist isegi päris 78 meil, eks ju. Natuke allapoole 61, et kes GBP USD treidivad, siis soovitakse alerdi panna siia imbalance ülesse just, et siis sa tead, kus turg on, eks ju. Aga minu silmis Eurust nägi kordades ilusam välja. Et sisuliselt, kui GBP USD tuleb alla, korraks vaatan, kus kohta meil jääb see. Jääb see sisuliselt daily institutional candle 50 prossa, 4 tunni imbalance, et kindlasti see on see koht, kus võiks näha accumulationit ja seejärel ülesse poole minna. Aga kogu mõte ongi selles, et A-st B-ni, eks ju. See on meie struktuuri levelid, higher low, higher high. Kindlasti ei tahaks näha, et turg tuleks ja close'iks läbi A-punkti, siis oleks nagu instantly siuke red flag ja tuleb vaadata reaalselt, mis ta edasi teeb. Aga senikaua, kui me ei ole breakinud meie A-punkti, me oleme overalli bullish, lihtsalt sellise koha peal, nagu me näeme, see on mingi 38 retracement, et siukse koha peal ei ole lihtsalt mõtet, et osta ega müüa siis, kes tahab võib-olla siis ülevalt, aga kuna dollar on ikkagi see vist on veits valjam isegi või? Jah. On teise tagasi. Nii, igastahes. Et miks müügitehingud hetkel nagu, ma ütleks lihtsalt, et ärge müüge dollari vastu nagu midagi, müüge dollarit sellepärast, et ta on ikkagi overall nii bearish. Me teame tegelikult seda, et kui dollaril on ikkagi tugev suund sees, siis ta lihtsalt läheb sinna suunas. Ei ole mõtet lainele vastu minna, pigem ongi see, et nagu teeme ühes suunas tehingut, näiteks oletame siis ostame GBP USD, ostame Eurust ja senikaua, kui tõesti turg nagu ühel hetkel nii-öelda kläpib meid, me saame ka oma stop lossi ja me näeme, et turg lihtsalt robustselt otsustab, et ta lõhub ära struktuuri, siis on alles mõistlik hakata vaatama müügitehinguid, ehk siis GBP USD-le või Eurustile, aga senikaua ei ole üldse mõtet, täiesti effortless teema, teed ise endale liiga palju stressi, mõtet ühe sõnaga. Okei, kas sul on, Taavi, muidu ka midagi menüüs? Otseselt mitte, ma panin ühe Eurosti nagu counter trend selli, kui ta peaks siin üles tulema enne nii-öelda siis sell to buy. Aga muus ei midagi, selles mõttes, et EU bullish, dollar bearish ja selles mõttes rohkemat ma ei ole veel vaatanud. Kulla vaataks ka veel üle, aga
Okay. Aga kuld on nagu nii palju juba liikunud, et hetkel ma ei leia, et siin isegi midagi väga teha oleks. Kui ta joonistab mingi distributioni, siis võib-olla sellida, aga hetkel seda ei näe. Goldilocks, ahah, ta on nüüd siin päris tugevalt, ta on siis tõenäoliselt selle imbalance'i ja ta on imbalance ära täitnud, nagu näha. Eile ikka väga-väga tugev momentum. No selles mõttes on lihtne, et kuld on meil väga-väga bullish. Ma vaataks pigem seda nagu meie trendline'i tuleviku targetid ja täiesti reaalne, et esimene koht, kus siit varasemast imbalance'ist igasugune retracement, mis ta tegelikult teeb, 78 või siis 88% on tegelikult entry kohad, et vajutada reaalselt kullale buy. Tuleviku targetid on üleval pool. Mida rohkem see koroona siin oma asja jälle teeb, seda kõrgemale tõenäoliselt kuld läheb ja tõenäoliselt sellel aastal näeme ikka ära, et kuld teeb uue higher high nagu. See ei ole üldse nii kaugel enam ja ühtlasi see on ka siis nagu all time high. Samamoodi nagu monthly graafikute pealt on näha, et detsembrikuu väga-väga ilus bullish engulfing, varasem siuke korralik liquidity run allapoole, täitsime imbalance'i ehk siis minu silmis, nagu ma ütlesin, igasugune retracement, siuke 78% on lihtsalt entry koht jälle kullal, et osta kulda. Aga muus osas jah, ma rohkem nagu kulda ei hakkaks vaatama, et hetkel ma ei saa isegi aru, kas ta hakkab retrace ima või ta paneb edasi, et siin lihtsalt pole mingit informatsiooni, kuna ta on lihtsalt nii agressiivselt üles läinud. Päris palju analüüsi on chatis, päris tull nice. Eurust, go with the flow, I love it. Ma olen samal meelel, go with the flow. Liquidity märgitud. Same. Taavi ta pani siit selli. Nojah. See on see counter trend, kui ta peaks üles tulema esmalt ja alumine liquidity alles, see siis toimib ainult sellel tingimusel, et kui me nüüd lähme alla ja me saame buy entry, siis see selli tee kustub automaatselt ära. Ei pane seda isegi hetkel trade room'i, et kui ta jõuab sinna lähedale ja hakkab midagi lubama, siis võib-olla, et Okay, ja see liquidity target must be täiesti, et nagu sa ütlesid. Euraud. Vaadake, siukeste 15 minuti graafikutega on veits keeruline, et ma pean kindlasti võtma selle graafiku lahti. Euraud oli meil ju. Sellepärast, et mul on vaja ikkagi teada, mis toimub suuremas pildis ka. Ma ei saa ainult 15 mintsa põhjal öelda, kas see on nagu solid või mitte. Weekly, monthly, veits. Okay. No monthly peal hetkel me näeme, et turg prindib päris tugevalt bearish candlestick, eks ju. Weekly peal isiklikult midagi erilist silma ei torka. Ainuke asi siis see, et me oleme nüüd siit alt tegelikult väga palju nii-öelda stop losse välja löönud, liquidity taken. Vaatame daily't. Siin midagi nagu oleks, aga just mitte midagi erilist, mis karjuks nii-öelda silma, et mis me teeme. Overalli hetkel ma vaatan ikkagi, et me oleme Euraudi puhul väga bearish. Bounce'ime sealt, on ja mis sul see idee oli? Ma arvast, see on solid idee, aga nagu entry koht on, ma vaataks veits teist entry kohta. Okei, no tunni aja peal on näha tegelikult märke sellest, et me oleme suutnud breikida varasemaid struktuure. Muidugi
see vibe, kuidas me siit üles oleme tulnud, pole just väga loomulik, pigem näeb välja siuke tahtlik liquidity run, et me saaksime jätkata suunda allapoole muu silmis. Aga nagu näha, siis tegelikult sul on suht konservatiivne siuke setup siin peal, ma võtan selle 15 mintsi. Kas sa oled juba sees siin treidis, ma küsin? Nope, all right. All right. Päris impuls, okei. Näe, Markus, ma panin sul chati analüüsi, mis mina näen, et Euroraud võiks teha. Ma ütlen nii palju, et kui me näeme siin nagu korralik accumulationit ja ma mõtlen ikka korralik accumulationit, ehk siis see liquidity peaks ka minu silmis tulema mängu. Siis on reaalne siit osta, aga arvestades hetkel seda price actionit suuremaid timeframe'i, siis ma ei vaataks seda buy ausalt öeldes. EU kõrvale võtta, siis ta näeb ikka kordades parem välja. EU või? Jep. Ja, kordades. Väga choppy on see Euroraud. GBP aud. Kohe torkab silma, et sa oled psühholoogilised numbrid ära märkinud, entrid on ilusti 2-0. Siit GBP aud. Panen selle laini peale. Ahah, ta on siin siuke price action. Ahah, sa oledki siis... Siin on näha, et täiesti unfilled cap on meil veel alles. Sa oled tõenäoliselt vaatnudki seda viimast institutional candle't, eks ju? Korraks võttis välja ka varasema lowi. Arvestatav timeframe on ikkagi meil see candlestick, et tunni aja peal on näha, et on ikkagi tugev candlestick, millele imbalance, eks ju. Et see on solid idee, ausalt öeldes. Mulle meeldib see. See koht on nagu väga ilusti ära tuvastatud, pluss mis eriti nagu hea on, see on see väga ilust psühholoogilised numbrid, liquidity target on sul üleval, nagu näha, see on TP2, siis tõenäoliselt sa oled TP1 partial profit on siin vahepeal sul. Nii et see on aus. GBP, jah. Nüüd stop lossiga ongi siuke, et see on see, kuidas sa entry paned, kui sa paned nagu limit orderi, siis ma tegelikult soovitaks Viki alla sulle jätta stop lossi, et olla safe, teades, et GBP aud on nagu üks kõige volatiivsemaid valuutapaare, talle meeldib teha igasuguseid run'e nii-öelda, aga kui sa otsid accumulationit, siis tähendab, sa ootad selles alas, kus sul on markup tehtud, ootad accumulationit, siis alles stop loss nagu tegelikult tulebki välja accumulationi käigus. Et see on ainuke siuke küss mul peas praegu. Ütleks ka, et kui accumulationit ja distributionit pole, siis topiks alati nagu ikka Vikist mingi 2-3 pippi üles või alla poole eelmisest, sest et ei ole mõtet muidu sööpsu välja, siis seal sama koha peal mingi hüppad ringi, tõstad jälle sama rumalalt, nagu kind of rumalalt stop lossi, et seda sööpsu jälle välja ja siis oledki seal topiti treidi sisse ja see võib nagu revenge treidiks üle minna. Pigem natuke rohkem ruumi, tee ainult üks tehing, kui läheb mööda, siis raudselt.
Marko, Bitcoin, krüpto. Äkki Taavi, sa tahad krüptodest üle käia või? Võin. Sa võid? Stop share. Muidugi vaatame üle, nagu see on jumala äge, et ma mäletan, et markup ega tegelikult mina ei vaatagi rohkem paare kui Eurust nagu, sest pole vaja, aga kui ikkagi mingi ilus, briljantne setup, mille kõik confirmation'id olemas, siis nagu ja muud samal ajal Eurosti peale toimus, siis nagu let's roll. Mitu silma on ikka mitu silma. Mulle nii meeldib see, see kulla daily distribution, mida ma pole ära kustutud, ma ei tea, mingi 2-3 kuud juba ja see mängib nii hästi välja siiamaani. Nüüd kui näeks selle uptrusti ka ära, siis oleks ladna. Aga krüptod või? All right. Congratulations, Bitcoin. All time high, päris ilus 34,800. Täpselt ja sealt meetril bouncime alla. Kas Marko analüüs oli selle inni, ma mäletan vist? Jaa. See mängib ainult siis välja, kui nüüd see support, see 3000, see, mis on märgitud on 30,100 jääb nagu kandma ka. Aga ma ei usu, et kandma jääb. Praegu ei saa treidida üldse, võimatu. Sa vaatad täitsa sealt ülevalt. Sul on tunni aja graafik. Krüptol on näha küll, et veits tuleb sükest weaknessi sisse. See on väga-väga näesti, mis siin juhtus. No eile tulid vaalad mängima, ütleme nii. Ulme, mis toimub. See on võimalik, et asjad liiguvad niimoodi. Nagu ilmselgelt see on võimalik, aga nii palju, kui ma ise 3 aastat olen jälginud seda Bitcoini, siis tullakse ikkagi kõigele järgi lõpuks nagu. Ma ei tea, kas see on see oluline hetk, kui nüüd ei tulda, aga millegi pärast mul ikkagi tunne, et tuleb rikkima sinna kuhugi 20-25 peale. Mina arvan sama. 20 oleks ilus nagu vaadates eriti näiteks kui weekly peal ka juba meil on siin üks candle istub 20 kandis ja meil on see imbalance ala ka siin, et oleks nagu awesome. Eriti premium oleks 12 000. Võib juhtuda, aga täpselt samamoodi mitte inni. Selles mõttes, et kui ta reaalselt 12 000 peale jõuab, siis all in Bitcoin. Ei ole finantsnõustaja. See on ikka väga reaalne. See tuleviku muusika on see, mida me vaatame siin praegu. Selles mõttes, ega me ei ootanud siin kohas samamoodi. Ma mäletan seda aega väga hästi veel, et Bitcoin tuleb siin 3800 peale, kus ta bounce'is meil, aga näed, me saime selle ja ilusti täitis ära monthly ja weekly ja daily imbalance'i, mis oli vaja täita. Siin ma näen üpris sükeste, mis ta nüüd meil oli, equally filled price action ja balansis price action, et jah, siin tõesti 12 000 peal on institutional candle ega monthly peal ja imbalance ka, et miski pole võimatu. Eks näha ole. Tuleb tobe manipuleeriv uudis välja ja küll me seda näeme, kui peab. Praegu saab tõmmata 2014 aasta high'st 2017 aasta high's ja sealt täpselt praegusesse all-time high's ilusa trendline ilust. Jah, just. Ma isiklikult ikkagi, ma ei ole trendline'ide fänn, aga te võite neid tõmmata päevad läbi ja teised ka. Trendline'id jah, siuke hüpoteetiline asi minu jaoks. Siit võib mõni tõmmata, ma räägin, mõni tõmbab trendline'i niimoodi, mõni tõmbab siit trendline'i, ma ei ütle, et 100 erinevat moodi, ma võin 10 erinevat trendline'i tõmmata ja siis endale selle idee pähe müüa, et niimoodi see trendline jooksebki aga ma ei tee seda, mulle meeldib hinda vaadata ja mulle meeldib imbalance ja institutional candle'ide struktuur, mis on nagu loogiline. Aga... Sorry, see on vahele, tahtsin lõpuni rääkida. Jaa, ei. Kui sul on midagi öelda, siis ütle. Kevin just kirjutas huvitav asjad chati, ta on õigus nagu, et sükst raha pole varem kunagi tagant, kunagi pole legaalne asset. Krüpto pole kunagi legaalne nagu financial asset on, mis nüüd 2021 alates on. Aga samal ajal nagu on ikkagi mingid mängid turul, kes vajutavad selle 100 miljardiga nagu. Nagu me analüüsisime kellegi, mäletagi, ühte movie,
siin hiljuti mingi kuu tagasi, kui korraks lasti õhku välja, siis 100 miljardit käis sisse, 100 miljardit käis välja. Ja selles mõttes nende inimeste jaoks on see täpselt sama lihtne nagu ükskõik mis teisel graafikul. Et kuigi tõenäoliselt ta ei pruugi tulla sinna 20 peale, siis miski mul isiklikult on ikkagi tunneta, et tuleb sinna veel korraks, lihtsalt tuleb üliruttu nagu. Jah, sama, ma olen täitsa päri sellega. Minu arust see 12 isegi näeb suht reaalne välja. Absoluutselt. Aga see on nagu teada asi, et tegelikult 5% inimesi hoiavad 95% Bitcoini, et need, kes tahavad seda turgu liigutada, siis nad saavad seda teha päris kiirelt ja päris volatiivselt. Et kõik on võimalik. Aga Marko analüüs oli vist, see oli täitsa siit ülevalt. Ja. Ma isiklikult hetkel ei näe, et ma ei tahaks seda nagu nii kõrgelt seal müüa. Ma vaatan puhtalt praegu näiteks tunni ja struktuuri pealt, kuidas ta on bounce'inud, vaatan seda bounce'i ja nüüd seda imbalance'i, mis meil on tekkinud. Et me oleme ka breikinud eelnevad struktuurid, ehk siis see on minu jaoks meie A-B punkt. See tuli mingi 61 pibost lihtsalt. Ei no lihtsalt, ma vaatan jällegi, et see on väga balansis price action see üleval, ainuke, mis tahaks timmimist on see siin. Korraks lähen tagasi teili peale. Päris palju eelnevate teide liquidity't on siin selle nüüd eilse move'iga välja võetud. Väga võimalik, et me näeme täna veel turgu allapoole. Prindime ka bearish candle'it. Tulime küllaltki lähele ka eelneva päeva nii-öelda daily liquidity'le. Ei jõudnud küll täitsa tippu, aga ma usun, et väga paljud, kes retailerid nii-öelda tahtsid müüa, said kas oma stop profit'i või stop lossi, olenevalt sellest. 4 tunni peal annaks kinnitust juurde see, kui breigiks selle struktuuri. Aga ühesõnaga, sellele peab veits aega andma. Kindlasti üks ala, mida märgiks, on see 32 000. Ilus tegelikult number on 32 500, siuke whole level psühholoogiline, kus ma vaataks või potentsiaalselt selli. Ise treidin krüptot nagu väga vähe, ma isegi mäleta, millal ma viimati tegelikult krüptot treidisin. Et keskendun rohkem nagu Forexi paaridele, stokkidele, kullale. Aga jah, siin võib potentsiaalselt näha küll Bitcoini allapoole, et me oleme nii pikalt rallinud ülesse, meil on meeletult palju suuremate timeframe'id imbalance'it allpool. Ja kindlasti leiab siit ilusad liquidity targeteid, mis kohe jääb silma, näiteks on juba siin. Et eks näis. Ethereum samamoodi paneb täiega hullu. Oleme küllaltki lähedal viimastel all-time high'dele. Ületasime 1000 piiri juba isegi rohkem siin. 1160 on siin nii-öelda praegune reaktsioon, kus me tuleme allapoole. Nii panen teili. Vaadates, kui Bitcoin on nii-öelda krüptode isa, just kui siis eilne Bitcoini price action oli palju rohkem bearish kui Ethereumil. Et me võime potentsiaalselt näha teisi altcoin'e nagu tulemas natuke järgi allapoole. Ethereum muidugi väga bullish hetkel, et ma ei soovita lihtsalt hakata nüüd, et see on see koht, kus shortida. Samamoodi tunni aja peal me oleme breikinud ülespoole, eelnevatest high'dest closing, aga ka on näha, et me oleme lõhkunud eelnevad struktuuri levelid allpool nüüd selle momentumiga all, et väga potentsiaalne koht, jällegi see imbalance täitumine, viimane institutional candle, psühholoogiline level 1100, mis võib meid tuua veits allapoole. Ja liquidity target, üks mida ma vaataks on siin. Imbalance'it on samamoodi päris palju allpool. XRP konsolideerib väga tugevalt. Ilmselt kogu see kohtu case, mis neil taga on, lihtsalt ma ei usu, et siin midagi väga erilist juhtub enne, kui see mingi lahenduse leiab. Aga ma olen tugevalt XRP usku isiklikult ja holdin XRP-d walletis. Et väga madalamaid hindu ma ei tahaks enam näha. Selles mõttes ma usun, et see 20 ala on see ala, kust me loodetavasti tulevikus näeme, et sõidame kõrgemale.
aga jällegi see konsolideerimine võib päris pikaks minna, olenevalt sellest, kui pikaks see kohtu case venib ja mis need lahendused lõpuks tulevad. Et igaüks teeb oma kodutööd ise, uurib juurde, kui soovib. Ja nii palju krüptoga ongi. Vaatan weekly charti peal. XRP-d. Ja ma ütlen ausalt, ma tahaks XRP-d näha 7 sendi peal. 7-6 senti. Siin, jah? Yes, nagu seal on päris ilusad weekly liquidity targetid on meil ka 2 tükki nagu täitsa. Jaa, on. Et isegi kui ma nagu sealt osta näiteks, ma ei jõua, oletame, see käib mingi üliruttu, vaata, me ei tea, siis see annaks mulle nagu väga-väga hea kindluse, kui ma näeks, et see hind on seal ära käinud ja siis nagu let's go. Absoluutselt. Vaatasin just eile ka mingit väikest researchi selle kohta, nagu, et need isikud, kes siis kohtusse lähevad, et see on reaalne nagu institutsioon, kelle vastu nad lähevad, kes on üldiselt võitnud alati kohtu case'id, sest nad on ikkagi riigi esindajad, eks. Ja siis põhimõtteliselt Rippli mingid põhivanad siis lähevad nagu enesekindlalt neid nagu nii-öelda ründama või nad on endast kindlad ja keegi pole siiamaani neid veel võitnud, vaata, põhimõtteliselt. Isegi kui nad saavad mingi diili seal saavutatud, kuna Ripple tahtis olla ikkagi see security ja siis see pankade välkmakse süsteem, eks, siis sellega läheb ikkagi aega ja ma olen ka nagu fundamentaalselt tundub mingi 7 sendi, 10 sendi üliloogile, nagu, et sellepärast, et see on veebruari lõpus ja ega ta ei lähe ju üles see aeg nagu. Kahjuks tundub loogiline. Mis ma eile vaatasin, oli see, et 2018 kaebas SEC Elon Muski kohtusse, siis Tesla stokid langesid rämedalt. Ma vaata, mis juhtus tegelikult. Kuradi niimoodi laes, et vähe pole. Et see on kuidagi nii läbi nähtav kuidagi skeem, et... Ja muidugi selles mõttes kogu see story, mis on XRP taga, et kuidas ta on maailma kiirem välkmaksesüsteemi asjad, et ta on väga-väga tugev süsteem ja lihtsalt see manipulatsioon, mida mina nimetan seda manipulatsiooniks, mis tehakse hetkel kogu selle kohtu case asjadega, on samamoodi nagu olnud minu jaoks ka väga-väga läbinähtav, et lihtsalt kui seda saab, mõelge nagu sellele niimoodi, et kui sa saab praegu nii odavalt osta, võib-olla isegi veel odavamalt ja kui see on kohtu case tagasi, nad lihtsalt hirmutavad inimesi turult välja, et võimalikult vähesed saaksid nii-öelda teine sellega. Samamoodi nagu hakkab UK reguleerima krüptotreidimist või siis selle nii-öelda mitte treidimist sisuliselt, et sa ei saa leverage'iga enam nagu treidida. Ehk siis põhimõtteliselt on sul võimalik ainult üks ühel osta, et nad lihtsalt tahavad jätta maha võimalikult palju inimesi, et nad ei saaks üle miljonäriks sisuliselt, kui nii võib öelda. Üks Warren Buffetti quote oli ka, et sa pead investeerima millegisse, mis ei ole populaarne. Jah, XRP pole kindlasti praegu väga populaarne. No täpselt. Seda üritatakse nimelt tahaplaanil jätta ja. Jah. Et nagu, see on päris halb, vaata, mis toimub, blablabla, vaata, see ongi niimoodi, et tegelikult, kui see plahvatus peaks ühel hetkel toimuma, see peaks väga kiirelt nagu üles minema, sest siin on ikkagi võrdlemisi vähe inimesi turul ja. Nagu see on vana hea trikk ja kõik vana hea trikk rääkige telekas üht midagi, me teeme vastupidi. Jep. Ma nägin unes, et XRP läheb 88 000. Pole paha. Ei, nagu, kui siuke asi juhtub, siis nagu tahaks, et XRP oleks, ne? Pigem tahaks. Vot, krüptost nii palju. Tänud kutid. Kellegi veel miskiti jagada siis. Et ma tean, et stoksid, ma ei hakka praegu pikemalt peatuma, ma kindlasti pärastlõunal vaatame enne Stock Exchange avanemist need kõik üle. Ma tean, et siin on meeletult palju tulnud bearish momentumid turule. Et jah, loodetavasti võib-olla pakub meil siin mingi selli, aga hetkel price action vaadates, siis me oleme ikkagi struktuuriliselt väga bullish, aga selle kõige juurde tuleme tagasi pärastlõunal. Ühesõnaga praegu ma arvan küll, et ega siin pikemalt midagi heietada pole. EU pakub võib-olla selle sell opportunity meil veel.
et ma püüan siin, mul on alertid paigas, ma püüan teid hoida kursis asjadega, kui siin midagi pakub minu jaoks ja postitada ka trade room'i. Samamoodi see pai idee näeb väga magus välja, et sell to buy. Oh yeah, that's how it's done. Mul tegelikult, ütlen aastal, mul isiklikult on limit order siia sätitud. Täpselt siin. Ma panin ka limiti paika, mis ma rääkisin. Ma sättisin tegelikult selle juba eile õhtul, et see mingi 5 pipine, noh, let's go. Pole mitte mingit, pole isegi kahju, kui see tuleb stop lossi esimese hooga. Et lihtsalt see ala on väga magus. Üks, mida ma veel jälgin, mida ma tahtsingi tegelikult öelda, on see, kui me läheme daily peale, peidan korra kõik ära, siis vaadates, kuidas eilne daily candle mängis, kuidas me võtsime välja siis ütleme reedese 31. detsember liquidity ehk siis hide, ma mõtlen, eelneva päeva hide nii-öelda on meil välja võetud. Eile me ei küünd välja eelnevate päeval load juurde. Kui ma nüüd panen peale tagasi see, mis mul siin on, siin on see market cap meil. Ja kui me tahame täitsa kätte saada eelnevate päevad liquidity't, siis see joon siin allpool on see pisikene imbalance, mis esineb pärast seda market cap'i. Et on väga potentsiaalne, ma ei saa öelda, kui väga potentsiaalne, aga potentsiaalne, et me näeme hinda läbi eelnevate päeva loade, täitmaks seda väga pisikest imbalance'i, mis siin vahel on. Ja bounce'ime võib-olla sellest institutional candle'ist. Et kui siin siis ma otsin lihtsalt uut entry't siin alas. Ivo saatis ka eile ühe analüüsi Eurosti pealt, siis seal on all tegelikult, kui nagu 15 minuti peale minna, on ka nagu natuke, et vabalt võib olla nii, et see nii-öelda market cap, mis siia on tekkinud, siis see süüakse ka välja, et väga palju limit orderid on probably seal cap'i juures sees nagu, et võib-olla tuleks sööma nagu neid limit ordereid. Mõtlesid siis seda ala või seda alumist? Ja seda alumist. Sest et see on ka likviidsus, vaata. Ja siin on likviidit, jah. Imbalance institutionali sees, sellest on mingi siuke trump äss saamas kuidagi läbi kogemuste. Tundub, tavaliselt saab tuttu sealt. Et see on nagu minu arust ka üks koht, mis võib nagu tunduda, et sööks nagu retailerid välja ennem, kui minema läheks. Ja see on täpselt see cap, kuhu ta siis Wikiga tuleb, vaata. Ja siis sealt paneb minema. See on nagu jälle limiti koht. Ja, väga aus. Tasub kindlasti jälgida. Ma olen nõus sellega. TU tegelikult vist läheb siit alles, ta sõi need equal height praegu ära ilusti ja minuti peal tuleb alla. Ja, võitis küll, jah. Aga igati pidi talle tuleb aega anda, et kas ta tuleb siit alla, kas ta läheb veidikene üles, praegu on ta lihtsalt keset range'i, ärge näppige, lihtsalt olge kannatlikud, oodake neid magusamaid kohti ja küll me saame selle hea tehingu siit, et ei ole mõtet rushida sisse. Yes. All right. Kuulge, aga aitäh teile. Päris palju inimesi tuli hommikul kohale ja üliäge esimene aasta. Kõne, uus aasta, let's go, let's do it. Yeah. Davai. Peace. Ciao. Bye.